Rebane ja kukk. Rebane oli enese hundi juures ilusaks rammusaks nuumanud. Karv hiilgas ja läikis, nagu oleks olnud rasvatatud. Silis rebane habet rasvase käpaga ja rõõmustas põlvekese üle. Aga kaua ei kestnud rebase rõõmuajad. Juba teisel päeval tundis ta kõhus tühjust, 3. kolinat, 4. nälga ja 5. valutas vats ja lõi lulli nii, et vana vader kuidagi enam kodus vagusi ei suutnud olla. Ta võttis jalad selga ja lidus küla poole, et ehk kuskilt saaks kana kätte hanekest hammustada. Päeval polnud tal midagi teha. Koerad olid kodus, inimesed liikusid siia-sinna ja vader Rein hoidis 2 käpaga tühja kõhtu kinni ja ootas ööd. Saabus öö, uinus küla, salaja hiilis lauda ligi, lipsas väravalt sisse ja tõstis nina üles, et hane haisu ajada, kuke kaasakest kaeda. Korraga lapp, võtke varas kinni, käis kõrvu lukustav kisendamine läbi lauda, seda tegi kukk, kes oli kurja looma märganud. Haned ärkasid, varas, nagistasid nad suure häälega. Koerad kargasid üles, haukumine, urisemine, kaagutamine täitis õue ja rebane tänas õnn, et terve nahaga minema pääses. Oota sa, kukk, tõotas rebane, küll ma sulle näitan. Teisel päeval luusis rebane jälle metsa ääres. Oli nälja kustutamiseks kuskilt konna kätte saanud, selle ära söönud ja vaatas nüüd küla poole, kus elutses maiusroog. Seal näeb ta, kukk kõnnib oma kanakarjaga külast eemal uhkelt mööda välja, otsib teri, kutsub kanu ja laulab vahel sekka. Oota, kukk, kinnitas rebane ja suu jooksis vett. Kukk õigutas pead, suled aina hiilgasid. Üks oli kullakarva, teine hõbedakarva, 3. särjesapikarva. Ei jõudnud rebane enam kannatada. Lömitades hiilis ta ligemale ja enne kui kukk sai märgata, oli ta rebase lõugade vahel. Kanad kaagutasid, jooksid vadinal kodu poole õnnetusest teada andma. Rebane lippas aga metsa, kuidas jalad kandsid. Kukk oli algul üsna meelemärkuseta, aga peagi sai ta asjast aru, tundis oma tunnikese tulnud olevat ja mõtles, kuidas pääseda. Rebase hambad hoidsid aga teda kinni nagu tangidega. Kuhu sa mind viid, küsis kukk kurvalt. Kohtusse, urises rebane läbi nina. Aga ma pole ju midagi paha teinud, vastas kukk. Paha teed sa iga päev, sõnas rebane läbi nina. Esiteks sa karjud liiga valjusti ja teiseks sa kisud alati teistega. Karu, metsade ülemus kutsub sind nüüd oma kohtu ette ja mind saadeti sinule järele. Minul on aga sinu kohta sootuks teised mõtted, rääkis kukk. Ma tahtsin just praegu metsa tulla sind kutsuma. Joo, inises rebane. Ja, mul oli sinule suur uudis rääkida. Meie peremees tahab sinust kõigi koduloomade valitseja teha ja seda sõnumit tulin ma sulle tooma. Kas hanede üle ka? Jah. Hüüdis rebane hea meelega ja päästis lõuad lahti. Seda just oligi kukk oodanud. Niipea kui ta tundis, tema ihu oli rebase teravate hammaste vahelt natuke vabamaks saanud, võttis ta oma viimase jõu kokku, rabeles kõigest väest ja pääses rebase suust. Nüüd andis kukk jalgadele jätku, tiibadele tõusu ja enne kui rebane sai 3 lugeda, oli kukk kõrgel kuuseoksal. Kukkirekuukuu! Lase saba longu, laulis kukk. Härra tahtis teise tappa. Rebane sülitas tuld, et oli kukest nii rumalasti petta lasknud ja kavatses seda kukele kuhjaga tasuda.
Kukk istus kuuse otsas ja hakkas valju häälega laulma, et pererahvas kuuleks ja tema koju viiks.